Täna on saates mees, kes paneb ka karud viiulit mängima. Vaata saadet ja sa veendud selles ise. Tere tulemast vaatama järjekordset saadet sarjast Meistri töökojas. Täna on suur rõõm. Eivin, aitäh sulle, et sa tulid stuudiosse. Saame sinu elu ja jumala tegusi sinu elus koos arutada. Suur tänu kutsumast. Esimesena küsiks kohe, enne kui sa veel ennast tutvustad. Kuidas sa oled saanud kogu oma pere koos muusikat tegema sinuga kaasa? Jahah, ütleks, et see on tegelikult üks suur jumala arm. Aga mis puudutab muusikat, siis mina isiklikult leian, et muusika, eriti pilliõpe, on ühe lapse jaoks arenevale inimesele väga oluline osa tema haridusteest. Õpitakse matemaatikat, õpitakse eesti keelt ja samavõrd oluline on pilliõpe. Ilma selleta, ma arvan, et ei saa, sellepärast ma panin oma lapsed aegsasti pilli õppima, mis kõige keerulisem on viiul, panin viiulit õppima, üldsegi on plaanis, et nad kunagi peaks mängima hakkama, aga see on lihtsalt üks osa haridusest. Väga äge. Räägi mulle oma perest. Nii, siin on hetkel, ei ole Evelini, aga siin on mu lapsed tõepoolest. Minu kõrval selle pildi peal on Elisabeth, tema on minu kõige esmasündinu. Tema on nüüd juba 20-aastane. Tema hakkas viiulit õppima ka üsna noorelt, juba kas 5-aastaselt me hakkasime käima temaga erinevates kohtades mängimas. Ja Eva-Brita mõni aasta noorem ja kõige noorem on Emil Joosep. Ma mõtlesin niimoodi, et kui teised mängivad viiulit, äkki keegi hakkab nende hulgas ka violat mängima, siis vähemasti üks basspill peab ka olema keegi, kes mängib tšellot. Selline mõte oli. Ja siin on kogu su pere? Siin on kogu minu pere, just, eks ole, minu kallis abikaasa Evelin, kes mängib klaverit, nii et me tihtilugu oleme saanud ka koos teenida. Lähme terve perega välja, on see võimalus. Ja loomulikult Tommi. Tommi on Eva-Brita süles. Ja nüüd on ta ka minu süles. Ta vahetevahel muutub natukene ülemeelikuks, siis näed, täna on mul sõrm natuke sidemes. aga muus osas, jah, see on meie pere. Päris elus koer kohe, ma saan aru. Täiesti elus koer, nagu selgub ka juures olevalt pildilt. Räägi mulle veel, te käite perega teenimas kaasa väga paljudes kohtades, seda on nii rõõm näha. Kuidas te olete Eveliniga jõudnud nii kaugele, et te lapsed on jumala juures? Mis see võti on? Mis see saladus on? Ma arvan, et see saladus on eestpalvede jumala arm. Sellepärast, et see tegelikult, sellest on võib-olla nüüd juba ligi 10 aastat tagasi, kus ka meie vanem tütar oli teismeline, eks ta otsis ka tegelikult natuke hiljem, ta oli teismeline, eks nad otsisid ka oma kohta siin elus ja noored ikka käivad väljas ja vaatavad, kuhu minna ja mida teha. Aga see oli üks lörtsine novembrikuu nädala lõpp, mis oli tulemas meie kirikus ja oli toimumas noortelaager. Me tahtsime perega reisile minna, aga noortelaager oli toimumas ja pileteid me ei saanud. Ja laagrisse läksid lapsed, mis tundus kõige igavam asi olevat. Minna oma kirikusse, olla seal, kus me iga pühapäev käime, iga esmaspäev käime laulukooriproovis, me käime, teeme kogu. Ja siis veel mingisugune laager. Ja seda korraldasid meie koguduse liikmed Urmas Sassian ja Ele Paju. Ja see sai pöördeliseks meie laste elus. See on nii oluline, et selliste noorte laste tööd me võtaksime nende jaoks aega ja see on tegelikult jäänud mõjutama kogu nende elu tänase päevani. Ehk siis ei ole vahet, milline on laager, kus see toimub, kui jumala püha vaim on kohal, siis inimeste elud muutuvad. Jumala vaim muudab, see on imeline. Jaa. Kaua te Eveliniga abielus olete olnud? Eveliniga abielus oleme nüüd olnud tõepoolest 22. juunil saab 23 aastat. See on olnud päris pikk aeg. See on olnud üks õnnistatud aeg ja seal on palju olnud rõõmu ja õnnistusi selle aja sees. Ja teil on väga armas pere. Räägi, mis on su abielu õnne saladus?
sul peab olema mingi võti selle taga. jah, jumala arm niikuinii, aga üks asi, mis on meie peres olnud aukohal, on ühine palve. See on olnud meil Eveliniga olnud enne, kui me üldse tõsisemalt suhtlema hakkasime, me käisime teed joomas ja kas me võiks olla koos palves? Palve on midagi väga isiklikku, intiimset, mida me tegelikult ei taha jagada teiste inimestega. Eriti veel siis, kui me oleme kellegiga tutvunud just hiljuti. Aga mingil hetkel ma tundsin, et selles oli midagi nii ilusat ja ma nüüd tol korral nagu astusin selle sammu ja ütlesin, kas me võiksime koos palvetada. Ja see ühine palve, kui see on tehtud südamest, kui ta ei ole tehtud nime pärast, me tõuseme hommikul koos üles, palvetame, õhtul lähme koos magama, palvetame. See kõik ei tähenda, et meil ei oleks ka võitlusi vahetevahel, ikka tuleb tülisid. Ja noh, ka need on, mida aeg edasi, seda vähemaks neid jääb. Tihtilugu minu jaoks on see, et vahetevahel ma ei saa, põhiline on see, et ma ei saa aru, mis on see probleem. Mis probleemi lahendame, eks? Mis probleemi lahendame, just, eks ole. Aga ma saan aru, et on probleem. Siis ma mõtlen, et mul on õigus seda ja teist ja kolmandat öelda. Siis ma olen palves vaikselt Jumala ette ja Jumal annab mingi rahu selle olukorra üle. Üks asi, mida ma ei olnud varem kohanud, oli see, et minu naine Evelin oli võimeline andestust paluma ka siis, kui mul ei olnud täielikult õigus. Kui temal oli teinekord pisut õigus mingis asjas, aga ta oli nõus ennast alandama ja paluma andestust. Ja see tihtilugu, see olukord tekkis pärast seda, kui me olime koos palves olnud. Me ragistasime, võib-olla mingite asjade pärast oli probleem. Ja siis me lähme Jumala ette, me palvetame ja Jumal annab selle üksmeele. Ja ühel hetkel me tunneme, et me saame koos jälle edasi minna. Ehk kui ma kuulan sind ja kokku võtaks selle sinu õnnesaladus, abielu õnnesaladus on koos palvetamine ja see lühikene lihtne lause, palun anna andeks. Jah, ütleksin tõesti selles järjekorras samuti tahaks öelda. Sa oled väga toimekas mees. Mille kõigega sa tegeled tänases päevas? Jah, see on tõesti üks asi, et erinevaid ameteid mul tõesti on. Võib-olla kõige lihtsam on öelda, et see koht, kus ma igapäevaselt tööl käin, on Rahvusooper, kus ma mängin viiulit. Tänagi võtsin viiuli kaasa, et siis saame näha. Ja samamoodi on erinevaid koori juhtimisi, väikest orkestri juhatamist koguni. Vanalinna hariduskolleegiumis on muusikakool, seal on kammerorkester. Ka sellega me hakkame täna õhtul kontserti tegema Estonia kontserdisaalis. See on suurepärane võimalus. Võib-olla sa kirjeldad televaatele ka, mis tore asi see on. Egeldamise need... Jaa, just. See on dirigeerimise kepp. Sellega tegelikult ma olen käinud tunnis. Isegi käisin tunnis ja õpetati mulle, et dirigeerimisel, kas sa tead, mis on kõige olulisem asi, mida õpetatakse esimeses dirigeerimistunnis ja teises dirigeerimistunnis. See on kuldreegel, mida dirigendid alati peavad meeles pidama, mis on peamine. Pole õrna aimuga. 2 sõna, ära sega. Lase muusikutel mängida. Lase muusikutel mängida. Sellepärast ma panen selle praegu kõrvale, aga mingid hetkel peab toetama. Aga muul ajal ära sega. Seda õpetati meile tunnis iga kord, kui me kokku saime. Aga kui oli 98 aasta, 1998, ma olin siis just 23 aastane, siis avanes mul võimalus osta laenuga üks kortermaja, kus olid tol ajal sundüürnike korteris elasid inimesed sees. Ja niisugune ma olin, raha mul ei olnud ja see laenu eest sai ostetud, aga remonti oli vaja teha. Maja oli vana. Ja sellega seoses tuli hakata tegema kõiki töid, mis puutusid torutöid, elektritöid, remonditöid. Ja siis oligi nõnda, et hommikul käisin koolis, õhtupool mängisin etenduse ära, vahetevahel käisin ka kuskil mujal mängimas, sealt sai raha, et osta materjale ja siis õhtul kell 11 läksin siis majja remonti tegema.
sealsete üürnikega mul oli väga head suhted, siis kuskil 12:30 helises telefon, siis üks vana proua, kes oli seal sundüürnikaga, meil oli väga head suhted, kes oli elanud seal juba Eesti ajast saadik. Ja siis ta kutsus mind kohvi jooma siis öösel kell 12:30, pakuti kohvi, võileiba, sõin head ja paremat, siis kell sai 1 ja oli keha kinnitatud, võis jälle tööle minna. Siis mul olid alati kaasas sellised toreda asjad nagu torutangid, sai torusid väänata. Mõne aja pärast mingi aja jooksul sai majale tehtud ring peale, aga remonditööd meeldib mulle ikka siiamaani teha. Ja jätkuvasti, kui ikkagi kuskile külla läheme, siis ma alati ikka küsin, kas siin on midagi vaja remontida, kas elektritöid, torutöid teha. Selles töös on oma võlu. Mulle meeldib, kuna see on nagu mingisugune mäng. Elu on minu jaoks teatud mõttes nagu mäng, et leida seda loovust ja mängulisust kõige juures. Mõne aasta eest meil õnnestus külastada Tokyo linna ja siis me pani imestama see, kuidas inimestele meeldib seal mängida. Kui meil oli kunagi sellised mängusaalid, kus masin sõidab, sa vajutad nupust, tuleb 3 käppa, võtab mingi pehme mänguasjad, tuleb ja viib ja vahel juhtus, et ta jõudis sellega lõpuni, enamasti see kukkus kuskile poole peale ära. Siis meil oli sellised mänguautomaate, aga kui ma näen, kuidas Jaapanis on linnas sellised suured saalid ja neid on mitu tükki kohe järjest ühe kvartali peale, inimesed käivad seal mängimas, siis ma mõtlesin, et huvitav, jaapanlased, nad mängivad, aga ka nende innovatsioon on arenenud, siis ma mõtlesin seda, see mängulisus nähtavasti on see, mis neid toetab kõige selle loovuse juures ja ka see mängulisus nähtavasti oma elus on see midagi, mis mind haarab. See oli üsna üllatav, et sa ütled, et torutangid ja sa tegeled sellise poolega. Ma tunnen sind muusikuna, aga lisaks on sul üks külg veel, sa oled pastor. Jah, tegelikult see on üks kutsumus, millest me mööda ei saa, et see on üks amet ka, mida ma olen teatud mõttes mõelnud, et ma tahaks teha seda ja teist ja kolmandat, aga kõige tõelist rahu ja rõõmu tegelikult ma tunnen selles ametis. Aastal 2015 oli meil Paide Metodisti kirikus olukord, kus eelmine pastor lõpetas ja ei olnud hetkel nagu kedagi seda tööd üle võtmas ja minul oli seminaris, oli pooleli see õpingud ja siis ma otsustasin, et ma lähen vähemasti keeran ukse lahti. Ja nii ma olingi nii-öelda kontaktisik mõnda aega, aga Jumala kutse on see, mida me ei saa eirata. Ja ma olen vahetevahel seisnud Jumala ees, et kas on võimalik, et ma annan selle töö mingil hetkel veel üle. Ja ma olen aru saanud, Jumal on öelnud, et veel ei ole see aeg. Ja see on see, kogu selle 10 aasta jooksul, mis on nüüd juba selleks kokku tulnud, on see, kogu selle aja jooksul ma ei ole kunagi tundnud raskust või ebamugavust selle töö suhtes. Loomulikult, eks seal tuleb mõnikord olukordi lahendada. Aga see Jumala soe armastus ja kutsumine ja pühavaimu ligiolu selles töös on midagi, mida ei saa millegi muu vastu vahetada. See on midagi, mis on igapikkulise väärtusega ja seda ei saa asendada millegi muuga. Ta on ja ta on juba selles päevas tuntav. Ja, aitäh, et sa teed seda tööd nii ustavalt. Need on väga väärtuslikud teenimise hetked, ma usun seal. Kui me saadet kokku leppisime, ma ütlesin, et sa võtaksid kaasa ühe tööriista. Tavaliselt ma palun meestel võtta tööriista kaasa. Ja ma saan aru, et sinu põhiline tööriist ongi viiul. Jaa, see on asi, millega ma tegelen igapäevaselt. Aga nagu ma juba näitasin, täna on mul kaasas tööriist, millega ma saan inimesi aidata. Sellega on üks huvitav asi, et nagu ma juba enne ütlesin, ma käin aitamas, aga ma ei tee kunagi seda tasuta. Tasuta. Iga kord, kui ma olen mõne toru või asja ära parandanud, on tasuks 1 tass kohvi, vahetevahel rohkem saab 2 tassi kohvi ja väike pirukas sinna juurde. See on asi, millest ma kunagi ei loobu ja see on tegelikult üks asi, mis mind alati motiveerib. Ja ma saan aru, et see saab vana inimestega ka väike vestlus sinna juurde. Vestlus sinna juurde, see on alati väga teretulnud. Väga hästi öeldud, tasuta maine, tass kohvi alati. Alati on tass kohvi, vahel ka 2 on väga suurem. Jaa,
aga mis puudutab muusikuna, siis tegelikult loomulikult on tore ise mängida, aga nagu ma juba korra nimetasin, on minu suureks kutsumuseks ka kirikumuusikatöö. Ja kirikumuusikas on kõige suurem väljakutse haarata kaasa inimesi. Minu arvates enamus meie kiriku koguduse inimestest on õppinud kunagi mingit muusikainstrumenti. Ja enamus nendest inimestest istub kirikupingis ja ei leia kasutust, sest keegi pole neid palganud, keegi pole neid kutsunud. Ja see ongi tegelikult ka minu üks suur kutsumus julgustada inimesi ülistuses kaasa lööma nende väheste või rohkete andidega, mis tihtilugu on kusagil tallel ja tolmunud. Selle peale ma tahaks küsida, et kas sina, Vaido, oskad viiulit mängida? Pole kunagi proovinudki. Äkki oskad? Minust on kogu muusika nii kaugelt mööda käinud, nagu ida on läänest. Mul ei ole seda muusikalist annet andnud. Ma imetlen muusikuid. Selge. Siis on paras aeg ära proovida. Äkki sa siiski oskad? Ei, sa teed nalja. Asi on naljast kaugel. Nii, nüüd teeme ühe väikse proovikatse. Seisa niimoodi sirgelt. Ole hea, väga hea. Lase õlad rippu. Õnneks on saate selline koht, kus saab välja lõigata pärast vähemalt. Vaatame nii. Nii, ole hea. Ära vaata mulle otsa rahulikult, nii eks ära hetkel midagi tee. Vaata nüüd, mis on meistri töökoda. Nii, ja pane toeta lõuks sinna lõuahoidja peale. Väga hea. Ja käe toome siia vastu. Suurepärane. Nüüd sa võid natuke veel minu poole vaadata. Nii, ja nüüd parem käsi lase nagu koera käpp, vaata nagu see koer, kes mul seal oli. Nii, lase. No nii. Kuule, sa oled nagu päris viiuldaja. Kas häälega kätte saada? Proovime. Nii, laseme käel. Siit vahetame keelt, eks ole. Väga hea. Nii, ja nüüd hakkame alla poognaga niimoodi. Väga hea. Mängi edasi. Suurepärane. Uskumatu. Kuidas sa võisid öelda, et sa ei oska viiulit? Alati tuleb inimestel küsida, kas ta on proovinud. Tuled ja mängid. Sa oled nüüd küll mees, kes karud ka viiulit mängid. Suurepärane. Järgmine kord, kui on TTT, oled palutud kaasa meiega koos ülistama. Olen ikka uskumatu ainult küll tõesti. Suurepärane. Oi. Sa oskad ikka suurepäraselt mängida, lihtsalt et kahju, et sa siiamaani ei ole saanud, et see ei ole veel välja jõudnud paista. No vaata, ma ei ole suga enne kokku saanud, nagu et sa ei ole sundinud. Ma ei ole sundinud, ei on. See on nii tore. Ma pean siin selle koha peale me meenutama, et meil on üks tuttav, väga tore tuttav pastor kaugel Kuressaare linnas, baptisti koguduses praegu kenasti tegutsev pastor. Ta on juba mitmed aastad üle 50 ja tema on õppinud viiulit, kuigi tema viiulimängud lõppesid 7. klassis, kui ta lõpetas muusikakooli. Ja siis see viiulikast lendas sinna kappi otsa ja sellel koha peal oli umbes 2 sentimeetrit tolmu. Ja siis ta kutsus meid oma perega taas, me Saaremaal ikka käime suveti poolenisti, oleme sellised poolsuvesaarlased ja läksime sinna ja ta kutsus meid mängima ja me ütlesime, et me tuleme mängime oma perega, aga sel tingimusel, et sa tuled mängid meiega kaasa. Ja siis selle peale see pastor muidugi vastas selle peale, oleks ma teadnud, ma oleks kodunt ära läinud, nagu ütleb Eesti kirjandusklassika. Aga meil õnnestus ta kaasa kaubelda, me saatsime talle noodid, kusjuures ta mängis väga korralikult. Ja koguduse liikmed paljudel jäi suu lahti. Tõsi, meie pastor oskab viiulit mängida. No peaaegu sama hästi nagu sina praegu. Kõik lood mängis kaasa väga toredasti. See on tore, kui inimesed näevad, avastavad eneses andeid, mis on olnud varjul ja selline julgustus on tegelikult see, mida inimesed tänapäeval vaatad kõige rohkem vajavad. Eks see saladuskatte all avaldad ka, kes see pastor oli või? No, kas on pakkumisi? Plõrna aimugi. See pastor oli Margus Mäemets. Vau, millised talendid on. Ta on väga hea mängija, väga hea viiuldaja. Jaa.
see saade läks täna küll natuke nüüd sellisesse suunda, ootamatusse suunda veidi, et ma saan aru, et sul on erilised anded, aga et sul on nii suured anded panna. Ei, väga hästi mängitud. Ega vaataks, kui on ikka muusikaline selline looduse poolt antud, eks ole, siis lihtsalt anna viiul kätte ja tuleb. Aga Eivin, sa külastad ka paljusid kogudusi. Mida sa täna koguduste maastikul näed? Sa oled olnud maast madalast koguduste juures, sa oled näinud erinevaid kogudusi. Milliseid aegu Eesti kogudused täna elavad? Ma näen sellist üsna teravat erinevust, et on kogudused, kus elu käib, kus püha vaim liigub. Ja kahtlemata on ka neid kogudusi, mis toimivad inertsist, võib-olla ainult mingi just nimelt inertsist ja traditsioonide peal. Traditsioonid on head, aga nagu ka meeste hommikul palvetatakse, et püha vaim, sa oled tere tulnud. Ja seal läheb selge veelahe nende koguduste vahel, kus see elu käib, kus on püha vaim tegev ja kus ma seda sellisel kujul ei tunne. Mida selline kogudus peaks tegema, kes tegelikult nagu igatseb, aga ta ei oska nagu kuidagi sellest rutiinist või sellest tavapärasest nagu välja astuda? Mis sinu kogemus ütleb? Kuidas nagu saada seda kogudust liikuma? Ma selle koha pealt paraku ei ole väga originaalne, aga ma olen näinud, mis töötab ja see on palve. See on huvitav, kuidas koguduses hakkavad juhtuma asjad, kui inimesed, kes tunnevad oma südames Jumala ligiolu igatsust, et nad tulevad kokku ja toovad need olukorrad Jumala ette. Ja see on üks huvitav asi, kui meie hakkasime oma Paide koguduses, tahtsime teha palvekoosolekuid, siis kõigepealt on keeruline raske leida seda õhtut. Ja kui see õhtu siis leitakse, siis üks jäi haigeks ja teine ei saanud tulla ja siis ukselukk läks katki ja siis see on huvitav, kuidas saatan kardab seda palvet. Aga palve osadus on see, mis toob läbimurded ja toob õnnistuse. Ma vaatan ka oma laste pealt, et tegelikult kui palju need noored ka tänapäeval võtavad tihtilugu aega palves, öösel tihtilugu, varahommikul. Ma mäletan veel pool aastat tagasi lapsed korraldasid meie metodisti kirikus sellise üritus nagu Püha kutse. Ja see kirik oli niimoodi hõredat rahvast täis ja noored on põlvili maas ja püha vaim langeb. See on midagi, mis puudutab, mis on tunnistuseks ka meile tihtilugu, et kuidas Jumal tegutseb siis, kui me ainult avame talle ennast ja anname talle aega ja pöördume palves tema poole. Ehk kui meil on Eestimaal selliseid noori, siis Eestimaal on lootust. Eestimaal on lootust. Jah, Eestimaal on lootust, sest noored tõesti praegu, see on palju sellist liikumist ja nii väga ma tahaks, et seda toetada kõigega, mis on. Mu oma tütar oli ka, ta sai südamesse minna Kambodžasse, ta oli 2 nädalat oli Kambodžas, see oli üks õnnistatud aeg. See on tegelikult mind hirmutab isana see, kui ta lihtsalt ütleb ühel hetkel, tal ei ole seda kogemust, ta ütleb, et ma sain südames, ma pean Kambodžasse minema, ta hakkab seda sügisel rääkima, siis ta räägib seda talvel ja siis ta räägib kevadel, ütleb, nüüd ma pean minema. Ja Jumal sillutab selle tee, avab talle võimalused ja tuhanded ta saab neid kuulutada. Ma mõtlen, kuhu ma olen jäänud, kas ma olen milleski kõrvale jäänud, aga ma saan aru, ja siis ta ütleb, mul on ülikool, mul on pooleli, ta on heas ülikoolis, olulised väljakutsed kõik, ütleb, isa, mis ma pean tegema? Siis ma tahaks talle öelda, lõpeta ülikool ära, vaata, kuidas edasi. Ma tunnen, ma pean talle ütlema, kui Jumal kutsub, siis tuleb minna. Just. Aitäh selliste isade eest, kes julgustavad isegi ebaloogilisi Jumala kutsumisi seda järgima. Mulle praegu sind kuulates meenub üks palvesoov, millega sa tulid meeste hommikule. Sul oli kõrvaga mingi probleem. Mis juhtus ja kuidas see lõppes? See oli huvitav jah, et ma kõrv läks lukku ja enam ei kuule, ainult vilistas ja mõtlesin, mis ma teen. Ja kell oli saanud just 6 läbi hommikul, 6:20 ja
ma mõtlesin, mis midagi, et teisipäeva hommik tuleb minna. Ja siis ma tulin meestepalve hommik. See on üks huvitav asi, et on koos suur hulk mehi ja kõik on nagu vennad ühel hetkel. Sa lähed sinna ja on osavõtlikkust palves ja tõepoolest Jumal tervendas. Ja tõesti see palve toimis ja nüüd ma olengi nagu jäänud igal teisipäeva hommikul käima seal, olen toonud teisi palve soove, olen näinud imesid, kunagi võib sellest eraldi saate teha, mida ma olen ka näinud nendest palvetest, mis on Jumal on vastanud ka nendel hommikutel, ka nende anonüümsete palve soovide Sest oli nii, et ennem kui sa välja läksid vist isegi või läksid välja ja siis sa said aru, et kõrv oli juba paranenud. Ja, nii see oli. Me saade läheneb lõpule, aga ma küsin su käest, kui meid kuulab keegi, kellel Jumal on andnud muusikaanni, aga ta istub koguduses kuskil veel nagu varjus. Kuidas see julgustaks teda kaasa tulema ülistusse, teenimisse, muusikasse, Jumala riigi töös? Mida sa ütled talle? Ma ütleksin, et esimene samm on tulla ja astuda välja öelda, et ma olen valmis kaasa teenima. Sest ka meie metodisti kirikus, kui ma vaatan, kui oleks sellised inimesi, kes tuleksid, ütleksid, kuule, ma tahaksin kaasa teenida, mul on selline või teine and, siis enamasti sellised inimesed kutsutakse kaasa. Aga on vaja seda väikest julgust välja astuda. Julgustan välja astuma. Ehk siis, kui julgusest puudu on, siis tuleb sinuga kontakti võtta. Ja kui on puudu, siis võib minuga kontakti võtta. Oleme teinud muusikapäevi Tallinnas, kus ma olen näidanud, kuidas julgustada inimesi, kuidas väga lihtsatest lugudest teinekord inimene tuleb ja mängib ja juba on koosseis koos ja on võimalik teenida. Ja ma võin ka oma kogemusest öelda, me liigume ringi ja kuulame neid erinevaid tunnistusi ja väga palju on neid tunnistusi, kus inimesed ütlevad, et ma kuulasin seda lugu ja see kõnetas mind ja Jumal tõmbas mind, et muusikale ja ülistusel on tohutu roll ka evangeelses töös, et olge julged, kui kellele Jumal on anni andnud. Mina jään ikka kamaliistude juurde, minust viiulimängijat ei saa, aga aitäh, et sa panid mind viiulit mängima, see on küll esmakordne kogemus elus. Aga ma palun, et saate lõpuks sa palvetaksid nende inimeste eest, kellel on tegelikult Jumal andnud muusikaanni, aga kes kuidagi kõhklevad, et nad tõuseks üles ja alustaks teenimist. Hea taevane isa, me tuleme sinu ette tänuga nende andide eest, millega sa meid kõik oled varustanud. Isa, me täname sind, et sa oled andnud ka paljudele muusikaanni, palju rohkematel, kui me teinekord oleme märganud. Jeesus, ja ma praegu palun, et sa kingiksid julgust igaühele, kes tunneb, et ta on midagi õppinud või ta tahaks ka muusikas kaasa lüüa, Jeesus. Et tal oleks julgust välja astuda sinu pühas vaimus ja sinu auks. Aamen. Aitäh sulle, Eivin, selle julgustuse eest ja aitäh, et sa panid ka mind viiulit mängima, mida ma poleks elu sees arvanud. Hea kuulaja, kui Jumal on andnud sulle anni teenida kaasa koguduses muusikaga, siis las Eivini lugu olla sulle ka julgustuseks. Järgi Jumala kutset ja millise anni iganes Jumal on sulle andnud, tõuse püsti ja teeni Jumalat selle anniga, mis sul on. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises saates. Hea vaataja, lõppenud saade on sündinud TV7 ja Nõmme meestehommiku koostöös. Kui tunned, et kuuldud lugu sind kõnetas ning soovid leida kontakte teiste meestega, siis rohkem infot leiad veebilehelt meestehommik.ee. Saated sünnivad vaid annetajate toel. Selleks, et need lood jõuaksid veelgi rohkemate inimesteni üle Eestimaa, saad anda oma panuse ekraanil kuvatud võimalusi kasutades. Oleme südamest tänulikud iga toetuse eest.